No kuidas siis on nende lipupäevadega ja millal on kohustuslik, kas täna Eesti lipupäeval on kohustuslik lipp vardasse tõmmata või see pigem vabatahtlik, kuidas vimpli kasutamise ja muu sümboolikaga on? Lipupäevadega on nüüd nii, et osaliselt on kohustuslik ja osaliselt mitte. Et 2005 aasta võeti vastu siis selline lipuseaduse täiendus, mis muutis Eesti lipu kasutamise oluliselt vabamaks. Ehk siis lipupäevi on küll seaduses kirjas 14, aga osad nendest on kohustuslikud siis riigi- ja omavalitsusasutustele, ehk siis kõik need 14, ja eraisikutele on kohustuslikud 3 lipupäeva. Ja need on siis need meie kõige tähtsamad päevad, ehk siis Eesti Vabariigi sünnipäev, 24. veebruar, võidupüha, jaanipäev. See on ka ainus kord, kui Eesti lipp võib üles jääda läbi öö. Ja 20. august, taasiseseisvumispäev, mida sellel aastal samuti suurelt tähistame, on ju 20. juubel meie uuel vabariigil sellel aastal tulemas. Nagu me rääkisime, lippe ja vimpleid on erinevaid. No sellist meil täna vaja ei lähe, seda läheb vaja peatsel punklaulupeol, kuid tänasel lipupäeval ja peatselt läheneval jaanipäeval võidupühal on paslik vardasse heisata sinimustvalged värvid ja sellega seoses ka tänase saate vaatajamängu auhind, nimelt ühel vaatajal, kes vastab õigesti küsimusele, missugune on Eesti lipu sinise õige värvitoon Pantone koodi järgi, on võimalik saada endale üks 3-meetrine mastivimpel, mis sobiks siis õigete proportsioonitunnetuste järgi 6–9 meetrisesse masti. Nimelt vimplil päris täpseid küll nõudeid ei ole, kuid peab olema sobiv. Nii, vastake küsimusele, missugune on õige Eesti lipu sinine ja teil on võimalik saada, kui enne kolmapäeva olete saatnud vastuse aadressile info@lipuvabrik.ee, endale selline ilus trikoloor.